Täna ma õpetan teile tegema koorest lõhesuppi. Selle jaoks läheb vaja kas siis talupojasuppi või siis rassolnikut. Boršid ja muud sellised asjad eriti ei klapi. Siis läheb vaja natukene lõhet, mida mina olen ostnud nagu sellise lõhe ribid, mille küljest saab täiesti lõhetükid välja võtta ja natukene maitseaineid, värskeid ja köögikoort. Võib võtta ka vahu või mitte vahukoort, vaid koort, lihtsalt rõõsat koort või hädapärast siis piima, seda jämedamat piima ehk siis täispiima. Kõigepealt eks tulebki see lõhe siit välja võtta ja lõhe eraldi välja panna. Selle töö juures hoidke ka majapidamispaber käepärast, sellepärast et see on üsnagi rasvane ja kui te peate vahepeal midagi muud tegema, siis on hea, kui saab käed rasvast puhtaks vahepeal. Nii, nüüd on mul siis üks ports siin tehtud. Ja mis head veel selle juures on, no esiteks ta annab sellist suitsumaitset supile juurde. Aga kes ei raatsi või ei viitsi tegeleda selliste asjadega nagu kalakontide puhastamisega, siis võib võtta ka lihtsalt lõhefileed või lõhe mingid muud tükid. Minul on siin tilli, peterselli ja rohelist sibulat. Ja kõik ülejäänud asjad panen jälle külmkappi järgmiseks korraks võtta. Mis mulle veel nende kontide juures meeldib, on see, et selgroo vahel, nende lülide vahel on väga mõnus ollus. Ja kui need nüüd lahti kangutada, siis saab siit hambaga need kätte. Ma arvan, et see on üks minu kiiks, mille pärast ma seda konti väga armastan. Senikaua, kuni pliit võtab tuld ja soeneb, senikaua ma olen siin mõned asjad juba valmis pannud. Nii et saab kohe kähku valmis, kui ükskord asi sealmaal on. Ja purgi lahtivõtmiseks ma leidsin ka ühe nipi. Lihtsalt tuleb koputada niimoodi vastu lauda selle servaga. Ja siis tulebki see purk väga kergesti lahti. Ja seda ei maksa nüüd karta, et see koor, mis sinna läheb, siis see teeb veel vedelamaks, et siia läheb ju ka see lõhe sisse ja supp on nüüd keema hakanud ja selle valmimiseni peaks minema 3 minutit, vähemasti purgiõpetuse järgi. Nüüd on õige aeg siis panna sisse lõhe ja koor. No ma poleks pruukinud võib-olla tervet seda pakki koort sisse panna. Aga noh, ega sellest ka hullu ei ole. Nüüd tuleb siis keeta 3 minutit, kuni supp valmis. Siis roheline peale ja võib sööma hakata. Ja ongi meie väike supikene valmis. Kes proovib, see ei kahetse.